Tere, te vaatate saatesarja Eesti Kaitseliit 100 26. saadet. Me tahaksime teile tänases saates näidata seda, kuidas Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonna liikmed korraldasid Männikul avatud uste päeva ja kuidas nad tutvustasid oma malevkonda ning värbasid uusi liikmeid. Ja teise loona näitame teile seda, kuidas Harju malevas toimus sõdurioskuste kursuste baasil topograafia õppus. Maikuu keskel toimus Tallinna Maleva Toompea malevkonna avatud ustepäev. Malevkonna tutvumispäev korraldati Kaitseliidu Männiku lasketiirus ja selle eesmärgiks oli loomulikult nii malevkonna tegevuse näitamine, uute liikmete värbamine, aga ka malevkonna oma liikmetele sõjalisportliku kohtumise organiseerimine koos taktikalist laskmist tutvustava näidisvõistlusega Pealiku rada 2019. Mismoodi siis sõjaväeline taktikaline laskmine välja näeb? Näiteks Multigan harjutusel kasutatakse 2 erinevat relva ning taktikaliste olukordade imiteerimiseks sunnitakse laskurit kasutama varje tagant laskmist ning juba esimesele positsioonile jõudmiseks tuleb ennast füüsiliselt kõvasti pingutada. Toompea malevkonna pealik kapten Ilmar Raag ütles, et kuna selline võistlus korraldati esimest korda, siis olid laskerajad pigem lihtsamad ja pealikuna näitas ta võistluse alguses nende läbimisel ka isiklikku eeskuju. Mis on aga sellise laskeharjutuse eesmärk? Kõigepealt kaitseväelaste ja kaitseliitlaste oskus efektiivselt ja samas ohutult kasutada oma teenistusrelvi ja lahingvarustust, võimalikult reaalsetele lahingolukordadele sarnaseks kujundatud võistlussituatsioonides. Laskur kannab harjutuse sooritamise ajal kindlasti välivormi, killu- või kuulivesti, kiivrit ning vähemalt 10 kilogrammi kaaluvaid rakmeid või lahingvesti. Lisaks sellele on lubatud ainult taktikalised salvevahetused, ehk siis on keelatud salvede ja muu varustuse mahakukkumine. Ohtlike vigade puhul aga diskvalifitseerivad kohtunikud võistleja viivitamatult. Taktikalise laskmisega selgitatakse ühtlasi välja ka Kaitseliidu parimad laskurid. Selline võistlus on aga ainult Toompea malevkonna liikmetele ja neile kutsutud külalistele, kellel on läbitud relvaeksam. Täna on siin taktikalise laskmise selline näidisvõistlus, et me õpime taktikalise laskmise võistluse erinevaid formaate. Aga tegemist on ikkagi ju Toompea malevkonna avatud uste päevaga. Jah, see tähendab seda, et kes tahab, tuleb vaatama ja meil on ka teisi üritusi, kus külalised saavad osa võtta. Kuidas tekkis selline mõte selline üritus korraldada ja kui laialt te seda reklaamisite? Püüdsime reklaamis esialgu olla mõõdukad. See tähendab, et me reklaamisime peamiselt oma kanalites ja malevkonna liikmed kutsusid esialgu oma sõpru, kellest teadsid, et neil on võib-olla on huvi meie malevkonna vastu ja siis tulgu vaatama, mis me teeme, mis meil on. Kuidas huvilisi kohale tulnud on? Need, keda me teadsime, et pidid tulema, need on tulnud. Aga me oleme arvestanud, et kõige huvitavam osa võib-olla külaliste jaoks tuleb see, kus nad saavad ise rohkem osa võtta. Rada tundus selline huvitav, et tegite läbi, kes raja välja mõtles? Meil on siin 3 rada, iga rada on kõigepealt pühendatud Toompea malevkonna erinevatele juhtidele läbi viimase 30 aasta. Siin on Tupi rada, on Jüri Tiki rada ja rada, mida mina asja läbi tegin, on Heiki Arikese nimeline rada. Ja neil on siis kõikidel ka erinevad autorid ja need autorid käivad reede õhtuti koos, et tegeleda taktikalise laskmisega. Kuidas selle raja läbimine endale tundus, et ma vaatasin seljakotiga ja puha, et täisvarustuses? Idee ongi selles, et me tahame ikkagi teha selliseid radu, kus on sees realistlikud elemendid. Üks võimalik tegevus ju varitsuse puhul on see, et kui te olete patrullis, et te võtate koti ära ja hakkate võitlema. Muidugi võib ka kotiga võidelda, see on rohkem nagu maitse küsimus. Mina siin pidin tunnistama, et me mõtlesime välja kõigile võrdse tingimuse, et kõik lasevad relvast AK-4, mis väga paljudel ei ole tema tavalisem igapäevane relv. Ja seetõttu mind tabasid ka ikkagi keset rada mõningad hämmingukohad. Tegelikult väga keeruline rada ei ole. Et siin on veel üks element, mis oli
siis seotud lahinguvälja kontrolliga. Idee on selles, et kui sa kuhugi istud maha ja hulk aega vaatad sihtmärkide poole, siis võib inimene niivõrd keskenduda sihtmärkidele, aga lahingumõllus ta ei tea, mis tema ümber on toimunud. Ja seetõttu siis enne, kui sa hakkad liikuma, sa vaatad ümberringi, mida su sõbrad teevad. Meil selle jaoks on kohtunik võistleja selja taga, kes näitab ühte numbrit. Ja raja lõpus peab võistleja ütlema kõik need numbrid, mida talle raja jooksu selja tagant näidati. Mis omakorda tähendab seda, et ideaal on selline, et selline võitlemine toimub automaatselt ja samal ajal sõdur kogu aeg mõtleb. Samaaegselt laskevõistlustega näidati Toompea malevkonna avatud uste päeval Kaitseliidu ühe jao tegutsemist lahingolukorras. Kokkupõrget vastasega ja seda, kuidas 10-meheline allüksus sellises olukorras maastikul liigub. Et asi realistlikum näiks, kasutasid noored võitlejad Airsofti relvi. Mida siis Toompea malevkonna avatud uste päeva külalised nähtust arvavad? Oled sa varem sellist militaarvarustust ka proovinud? Ei, ma sihukest varust pole kunagi proovinud. Sul on killuvest ja siis ka veel vest ja natukene varustust ka, et kiiver ja relv on puudu. Kuidas tunne on, kas on raske ka? Ja algus on küll natuke raske, aga ma kujutan, et tarjub ära sellise asjaga. Aga kujutad sa ette 30 kilomeetrit lõpurännakut sellise nagu koormusega teha? Ja kujutan ette küll, kõigega tuleb toime. Aga sporti muidu teed vabal ajal? Ja teen küll. Käin jõusaalis. Kuidas nüüd tunne on, et kas peab hakkama rohkem spordiga tegelema? No eks ma olen kogu aeg üsna palju spordiga tegelenud. Aga nojah, võiks küll. Astud Toompea malevkonda? Ma arvan küll, jah. Mul on olnud plaanis Toompea malevkonda astuda. Et mis iganes juhtub, et Toompea saab kaitstud? Just nii. Kuidas sina kuulsid Toompea malevkonna avatud uste päevast? Mu isa rääkis sellest, see oli Facebookis ka üleval see üritus ja ma seal nägin ka seda. Ja mul on nagu kogu aeg olnud plaanis nagu Kaitseliitu tulla, aga siis mul pole lihtsalt aeg olnud, aga praegu oli ja otsustasin tulla vaatama siia. Mis sind nagu ajendaks astuma Kaitseliitu? No ma ei tea, mul on huvi just sellise militaartehnika vastu ja kõige nagu militaarse vastu. Oled sa ajateenistuse läbinud? Ei ole. Ma käin gümnaasiumis. Aga on plaanis ajateenistusse minna? Ja muidugi. No, Kaitseliit on ju tegelikult hea algus ajateenistusele, et hea harjutada. Siis on teada, mis ees ootab. Nõus. Kas isa on kaitseliitlane või on kuidagi militaareluga seotud? Ei ole. Mul lihtsalt endal on siuke huvi. Aga isa on ametilt kes? Programmeerija. Nüüd sa pead nägema seda rohkem. Ehk siis see punakoht on sul siin pehme maha peal. Ja mis ajendas siia tulema? Ajendas juba pikemat aega olnud huvi selle organisatsiooni vastu. Kas ajateenistus on läbitud? Ei. Millest selline militaarhuvi? Kas perekonnas või suguvusas, et on varem selliseid militariste või sõjaväelaseid olnud? Sõpruskonnas on mõned pikaaegsed kaitseliitlased. Kuidas nemad on iseloomustanud Kaitseliitu, et on ärgitanud tulema? Pigem jah. Aga kuidas praegu infopäev tundub, et tahaks laskma minna ja siis täidaks liitumise ankeedi ära? Ilmselt küll. Mida sa muidu päriselus teed? Töötan ühes Belgia ettevõtte Eesti filiaalis. Reklaami võib ka teha? Ja ettevõtte nimi on Soudal, ehituskeemia. Mõned Toompea malevkonna külalised kirjutasid Kaitseliidu vastuvõtmise avalduse otse koha peal. Kui palju siis uusi liikmeid ka saadi? Täna saime 4, aga tundub, et võib veel tulla. Et siin oli selliseid inimesi, kes veel kaaluvad. Kuhu põhiliselt üritatakse astuda siis Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse, et kumba rohkem värvatakse? No eks me värbame mõlemasse, siin täna on Naiskodukaitse ka ilusasti väljas Toompea jaoskond, aga hetkel on siis valitud Kaitseliit. Et siis alati saab hiljem ümber otsustada.
et praegu on siis valitud lahingüksus ehk siis roheline üksus, mis siis käib 5 korda aastas väljas. No 5 korda aastas on miinimum väljas käimine, et see nüüd tähendab seda, et kõik, kes on ankeedi täitnud, peavad läbima ka sõdurioskuste kursuse, et millal algab järgmine kursus? Minu teada Malev korraldab seda siis alates augustist või septembrist, et siis sinna me nad kõik suuname, kes ei ole varem kaitseväes käinud. 2 kaitseliitlast, mõlemad Toompea malevkonna liikmed, 2 tavalist koolipoissi. Just selles eas, nagu olid Vabadussõja koolipoisid. Saate autorid ei valinud neid spetsiaalselt välja, noored mehed jäid lihtsalt juhuslikult intervjueerijatele silma. Richard Oja Tallinna Polütehnikumist ja Enrico Sander Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumist. Kuidas teie sattusite üleüldse Kaitseliitu? Põhimõtteliselt mu üks sõber, kes on minust natukene vanem, jõudis siia ennem ja ega mina ei saanud temast halvem olla. Me oleme siin poistega metsas põrganud juba viimased 5 aastat ja nüüd jõudis aeg kätte, kus peaks olema natukene rohkem kui lihtsalt lahe. Et siis mõtlesimegi, et tuleb liituda, et me ei saa keegi mina ei saa olla temast halvem, tema ei saa olla minust halvem ja siis me oma nagu nii-öelda vendade pärast ja ilmselgelt Eesti Vabariigi eest. Et sellised patriootilised eeskujud on ees, siis ei ole midagi teha. Jah, et meil on sama asi, et kuna me oleme tegelenud, tõesti põrganud väga pikka aega nii-öelda metsas omavahel juba 5,5 aastat äkki, kui olla täpsem, siis paraku meil lihtsalt tekkis idee, et teha samm kõrgemale ja nagu nii-öelda riigi heaks ka midagi teha ja astuda Kaitseliitu ja kuna me jõudsime selle otsusele nii-öelda ühisel teel, siis siin me oleme. Ja kindlasti suur tänu Toompea malevkonna juhatusele, kes meid kutsusid siia juba varem, ennem kui me olime liikmed, et vaadata, näha ja kogeda ja sealt kindlasti jäi ka mingi pisik külge. Aga põrkasite muidu siis airsoftina või siis noortekotkastena? Ei, meil on enda airsofti tiim ja enda airsofti keskus ja kõik asjad. Ja seal me tuttavaks olemegi saanud üksteisega. Militaarseiklus on selle toreda koha nimi. Kas te mõlemad töötate militaarseikluses? Mina töötan instruktorina ja annan treeni noortele neile. Ühesõnaga me saame, kuna siin Kaitseliidu üritusi paraku ei ole võimalik teha nii tihti, siis me üritame ikkagi enda jaoga saada kokku iganädalaselt, harjutada kokku meditsiini, taktikaid, linnalahingut, kõike muud, mida vaja. Ehk siis me saame nädalas kõik 1 korra kokku ja nädalavahetusel käime mängudel, käime eemal, käime Soomes, igal pool. Et plaane on palju. Et mina teen seda tööna, et ma olen professionaalne airsofter ja eks nad kõik ole hingega asja juures ikkagi. Mida sina muidu päriselus teed? Ise olen multimeedia nii-öelda õpin spetsialistiks ja kuna ennem seda oligi just see, et mul on väga pikalt just meeldinud see nii-öelda metsaelu ja metsastiil, siis nii-öelda tulin ka, kõik me alustasime noorest väiksest madalast peale seal samuses militaarseikluses ja hakkasimegi nii-öelda siis trennides käima ja siin me oleme jällegist, et selle tiimi me nagu seal kokku panimegi, et jah. Kas ajateenistus on läbitud? Ei ole veel, peab koolis käima veel aastakese ja siis saab minna. Sama siin. Selliste ürituste korraldamine ei ole kõige lihtsam, kui mõelda vaid sellele, et Airsofti tiim pidi oma liikumised eelmistel õhtutel väga täpselt läbi harjutama ja kuidas laskevõistlust korraldavad mehed panid samuti eelmisel õhtul pikalt oma radasid ülesse. Niisiis seda päeva korraldati erilise hoolega. Harju maleva sõdurioskuste kursus on relvaõppe ja laskeväljaõppe lõpetanud. Kursustel olevatel kaitseliitlastel ja naiskodukaitsjatel on automaat AK-4 käsitlemine ja ohutustehnika reeglid une pealt selged ja kõik liigutused lihasmällu treenitud. Kas veel mäletate, kuidas talvel alustati? Esiteks oli relvatrenn klassitoas. Relv võlga, kaitseriiv maa, sihitud tühilask, sõrm relvaraamile, sihtmärg jalakontroll, relv liigub alla, kaitseriiv peale, lahinguväeda kontroll, 3 püsti.
Seejärel käidi väikse kaliibrilisest, aga väga erga päästikuga sportpüssist proovilaske tegemas Kaitseliidu Männiku lasketiirus. Mul on vaata, jälle vasakule äärde, nii nagu oli esimene. Mul on ka, lasketihedus on okei, kõik jääb 2 sendi sisse, aga märgist mööda midagi pärast seega. Eelmine oli vähe parem tundus. Kui sihtimis- ja päästmisharjutused juba sujusid, siis mindi Männiku laskeväljale juba lahingrelvadest laskmise erinevaid laskeasendeid proovima. Ja lõpuks Klooga laskealal erinevate takistuste juures liikudes valmistumine laskeeksamiks ehk test 3. Homme on eksam, kuidas tunne on? Teed ära? No ma arvan, ma teen ära ikka, aga ei ole nagu nii kindel tunne kui test 2 tehes. Nüüd on Harju Maleva sõdurioskuste kursustel aeg teemat vahetada ning aeg ka tutvuda iga sõduri kohustusliku abilise topograafiaga. Nii nagu relvaohutustehnika, nii peab ka kaardi tundmine olema kaitseliitlasel selge une pealt. Sellest oskusest võib raskes olukorras sõltuda nii iga üksiku võitleja enda kui ka tema kamraadide võime sõjalise ülesande täitmine edukalt sooritada. Võtke seda selliselt, et kui ma nüüd olen esimeses punktis, vaatad seda lehte, mis tal siin on, teise punkti jõudmiseks, esiteks mul läheb 1200 meetrit, okei, siis ma juba tean, kaugel ta umbes on. See asub siis suunal 6180, magnetasimuud panen peale ja siis on kirjeldus. Veebel alusta, et mis selle topograafia õppuse juures praegusel hetkel kaitseliitlaste jaoks siis kõige tähtsam on? Et nad saaksid selgeks, mis on kaart. Ja täpsemalt siis Eesti Kaitseväes kasutatav 150 000 topograafiline kaart. Et mida need värvid seal peal tähendavad ja leppemärgid samamoodi. Ja et nad oskaks siis võrrelda maastikul kaarti ja maastikku omavahel, et oskaksid paika panna just kaardi peal, arvestada mingeid distantse, näiteks sammupaaridega ja selle maastiku läbimisel, et kui palju see umbes võib aega võtta punktist A punkti B liikumine. Ja samamoodi, mis me siin just ära tegime, oli siis marsruudi planeerimine, et kui neile antakse punkt A, peavad liikuma punkti B ja antakse käsk, et kuule, tee mulle teekonnakaart või planeeri marsruut nagu siit sinna, võimalikult ohutu, ta võib olla küll natuke siuke pikem, teid ei tohi kasutada, mismoodi siis seda kaardil teha, et ma suunasin nad õigele teele põhimõtteliselt. Ja oskavad ka maastikul või siis selle kaardi peal lugeda näiteks reljeefi, taimkattel vahet teha, mis on mis, teed, kõik need leppemärgid tegelikult ütlevad neile seda ja tekitada siis neil peas siuke pilt, et kui nad vaatavad kaarti, siis nad lihtsalt ei näe seda paberit seal, vaid oskavad peas juba hakkab tekkima mingid pinnavormid, reljeefid, mingid metsad, et siin on mingi veekogu, mingi tee ja nii edasi, et hakkaks tekkima siuke ettekujutus. See on hästi oluline, et oskaks seda sellisel kujul nagu teha. See on üks põhioskusi? Jaa, see on üks põhioskusi. Kindlasti. Kaitseliitlaseks ka? Kaitseliitlaseks ka. Me oleme sõdurid kõik nii-öelda. Kõik peavad oskama liikuma kaardi ja kompassiga maastikul. Veebel alusta annab klassile ülesande valmistada kaardil ette mitmekilomeetrine liikumismarsruut ja kirjeldada seda. Vaata, kasutage hästi palju sihte. Tegelikult reaalselt ka hakkate metsa all kasutama hästi palju sihte. Et Eesti on selles mõttes on hea, et RMK on head tööd teinud. Meil on siis süsteeme sihi või selle kvartali laius, kunagi oli kvartaliteks nimetati 200 korda 600 sellised ruudud. Selle järgi saate maastikul hinnata isegi kaugusi vahemaid. Mis siis kaitseliitlastele endale kaardi tundmise ehk topograafia alustega tutvumisel kõige olulisem tundus. Mida te nüüd praegu selle topograafia õppuse ajal uut teada saite? No enamus asjad on uued, sest ma ei ole sellega nii põhjalikult varem kokku puutunud, et iseenda asukoha määramised kaardil, iseenda asukoha määramised reaallooduses ja erinevate punktide vahel liikumine, et see on nii spetsiifilisel moel on see minu jaoks uus. See on veidikene sõjakooli kadeti tunne tekkis ka peale või? Kindlasti jah, et olles Eesti algusaegadel või taasiseseisvunud algusaegadel natukene politsei ja sõjandusega kokku puutunud, siis see on ikka kõva samm professionaalsem.
kus kohast neid oskusi või teadmisi võiks nagu tsiviilelus kasutada üldse? No ütleme, et minu üks hobi on kas või individuaalselt hästi palju liikuda üksinda sellises asustamata looduses, metsades, rabades, et siis on nagu see suureks abiks, kui jätta mobiiltelefon kõrvale. Käite orienteerumas või? Ei, lihtsalt liikumas, matkamas. Kes te oma eraelus olete siis? Eraelus puutun kokku kinnisvara vahendusega ja natukene siis ka transporditeenustega. Politseis olite või kuidas? Olin kunagi Eesti algusaegadel siis politseitöötaja. Miks te Kaitseliitu astusite? Miks ma Kaitseliitu astusin? Seda nüüd väga täpselt defineerida on raske, aga ma arvan, et alateadvus on mind juba siin viimased 3-4 aastat nagu vaikselt suunanud, et omandada mingisuguseid uusi oskusi. Ja ütleme siin seda sõdurioskuste kursustel on kindlasti palju sellist teavet, mida tsiviilelus kasutada. Olgu see siis kaartide tundmine, olgu selleks siis meditsiiniline abi andmine ja kindlasti veel palju muud. Mulle on väga meeldinud see kursus, see on väga intensiivne 3-päevane kursus olnud ja ma ütlen, et ma olen ütlemata palju õppinud selle 3 päeva jooksul nii kaardist, kuidas siis orienteeruda metsa vahel. Et eile saime siis ka päris looduses oma teadmisi rakendada, et väga äge. Kus kohta siis neid oma tsiviilelus neid oskusi kasutada saaksite? Kõikjal, orienteerumises iseseisvalt, võõras linnas olles ja ka Eestist väljas, et see on täiesti elementaarne asi, mida osata, ma usun. Te olete suhteliselt noor naisterahvas, et miks te Kaitseliitu astusite ja miks te nendel kursustel osalete? No, eks see oli selline juhuse tahtel, aga ma olen väga-väga hea meel, et ma siia sattusin ja Kaitseliidu liige olen, et väga hea kogemus. Kes te eraelus olete? IT-spetsialist. Täiesti midagi, täiesti teist kui Kaitseliit? On, aga see ongi huvitav. Kas te orienteerumas kui käite või? Ei, nii jana olen elu jooksul tõesti pidanud orienteeruma, küll aga mitte nüüd sportliku tasemel ma ei tee orienteerumist. Aga nüüd peale seda, kui need topograafia asjadega tutvusite, kas võib see olla ajend, et te hakkate rohkem, ma ei tea, looduses käima või? Ja, ma usun küll kindlasti, et siin kursusel saadud teadmised, need tulevad igal juhul kasuks. Ja ma olen väga palju teada saanud, et see tekitas ka sellist isu, et võiks ju minna võistlustele ja proovida siis Eesti Orienteerumise Liidu poolt midagi. Vahet minna. Mina läheks Põhjamaalt. Ehk siis jõudsid mööda sihti siia, et aga teed kohe tõtte ületama. Siit kontuuri lagendi. No siin ongi, aga siin on see jõgi 6 meetrit. See nii suur ei ole, see on ületatav kraav täiesti vabalt. Okei, ma vaatasin selle järgi. Ja ta ütleb, et 6 meetrit, aga maastik on reaalselt, see on ületatav. Ma alguses mõtlesin siit minna, aga... Ja, mine siit. Kui ka topograafiaga on esimene tutvus tehtud ja arvestuski antud, minnakse edasi järgmiste õppustega juba maastikul. Ees seisab sõduri välioskuste ja lõhkeasjanduse aluste omandamine ning veel palju muud. Sellest kõigest aga räägime juba järgmistes saadetes.